Juhtimisplokid. Eelmises videos tuletasime meelde, millised EDBlocksi programmeerimisplokid panevad Edisoni ootama kindla sündmuse juhtumist või teatud aja möödumist. Selles osas vaatame üle kõik Edisoni juhtimisplokid. Juhtimisplokkide abil saab Edison panna tegevuse lõpmatuseni korduma või senikaua, kuni kindel sündmus kätte jõuab. Siin asub ka programmi lõpetamise plokk. Kordamiseks vaata läbi juhtimisplokkide meelespea. Edisoni juhtimisplokid asuvad menüüvalikus Control ehk juhtimine. Kokku on selles menüüvalikus 5 plokki ja ühe ploki all on kolmnurk, mille all on peidus 2 erinevat häälestusvõimalust. Seega tuleb kokku 6 erinevat juhtimisolukorda. Vaatame need läbi ja koostame ka ühe programmi. Lõputu kordus. Robot kordab kordusploki sees olevaid programmiblokke lõpmatu arv kordi, mis tähendab, et programmi lõpetamiseks tuleb vajutada roboti peal olevale nelinurksele katkestusnupule. Korda määratud arv kordi. Robot kordab kordusploki sees olevaid programmiblokke määratud arv kordi. Korda kuni ümmarguse nupu vajutamiseni. Robot kordab kordusploki sees olevaid programmiblokke kuni ümmarguse nupu vajutamiseni. Korda kuni kolmnurkse nupu vajutamiseni. Robot kordab kordusploki sees olevaid programmiblokke kuni kolmnurkse nupu vajutamiseni. Korda kuni takistuse tuvastamiseni. Robot kordab kordusploki sees olevaid programmiblokke kuni takistuse tuvastamiseni. Programmi lõpp. Plokk lõpetab programmi töö. Kui see plokk panna programmi viimaseks plokiks, siis ei ole võimalik kogemata sinna enam blokke juurde lisada, sest ploki parem serv on sirge. Tegin sellise programmi, et kõigepealt Edison piiksub 10 korda, siis pöörab aeglaselt poole sekundi kaupa paremale kuni kolmnurkse nupu vajutuseni ja peale seda poole sekundi kaupa vasakule kuni ümmarguse nupu vajutamiseni. Robot jätkab 0,15 sekundi kaupa sõitu otse kuni takistuseni jõudmiseni ja jääb aeglaselt tagurdama. Kõige lõppu paneme programmi lõpetamise ploki. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanil ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava edblocksapp.com. Vali menüüst Control ehk juhtimine ning koosta programm, mis kasutab vähemalt 2 erinevat kordusplokki järjest. Mida sa välja mõtlesid?